hea, kui teil selge on. Proovin nagu liiga jõudu panna taha või? Ei tea, kus me lähme. Me lähme Rae golfi mängima, sest tulevane linnapea peab oskama ikkagi golfi mängida. Et tuleviks oma presidentide ja kõikide teistega ikkagi näidata, kuidas meil Tartus asjad käivad. Ja nüüd selleks lähme siis Rae golfi õppima, golfi mängima. Tegelikult on see, et Ameerika presidendiga häid suhteid hoida, nii nagu Soome president ja siis tulevane Eesti president soovib seda sama, et laob endale vaikselt vundamenti. Kivi haaval ja täna on see esimene kivi siis. Ühesõnaga esimene küsimus. No, riided, mis meil seljas, nendega üldse kannatab mängida või kuidas päriselt on? Esimest korda golfi tuled, tegelikult ei ole üldse mingit vahet, millega see käib kõigile. Et päris dressides, eks ju, see on peaaegu täitsa okei, võib-olla päris katkiste dressipükste ja plätudega ma ei soovitaks endal tulla, eks ju, väga mugav, vaadatakse võib-olla natuke viltu, aga see praegu täiesti tipp-top selles mõttes, et ei ole mingit. Me jäimegi täna sellepärast hiljaks, et me mõtlesime, lugesime seda green card'i koodeksit, tegelikult siin Eestis on sellega ikkagi nagu selles mõttes see, et golf on küll nagu vanade traditsioonidega mäng, eks ju, aga selles mõttes, et need asjad on ikkagi natuke juba leevenemas tänapäeval, et kui vaadata ka sinna täiesti nagu tippgolfi, et siis ka seal näiteks osad mängijad mängivad juba täiesti pusadega tavalistega, et see nii-öelda kraesärk, polosärk, see on tore kui on, eks ju, aga ütleme esimestel kordadel seda ei ole, siis sellest ei ole ka midagi. Okei, vist ja mingid siuksed. Jah, ütleme, golfis on välja kujunenud mingisugused siuksed tavad, eks ju, et ongi siuke ilusad kraedega riided, sviitrid, mingid siuksed asjad, eks ju, et sellistele tavalistele nagu pusadele natukene vaadatakse justkui seal võib-olla välismaal nagu siukse suurema kaarega mööda, aga ütleme meil siin Eestis tegelikult ka sellel väga vahet ei ole, et kuidas endal mugav on, põhiline on see, et lihtsalt enda mugavus on kõige tähtsam. Gentleman's game. Just, täpselt. Okay, selge. Aga me tuleme nüüd siia, meil on peale golfiauto meil midagi ei ole, on ju, et kuidas me siis nüüd edasi käitume? Järgmised sammud. Meil siin Rae golfis selles mõttes tegelikult on kõik asjad olemas, et endal ei pea midagi kaasas olema, varustused, kõik asjad on meil enda poolt anda, neid saad rentida. Meil on ka täiesti algajatel eraldi rada, kus siis tegelikult sai kellelegi jalgu, meil on väga head harjutusalad. Et siin näiteks on ka üks harjutusala, seal maja pool teisel pool on veel üks harjutusala, siis suur maja, mis te seal näete, seal saab pikkasid lõõke harjutada, sinna me ka varsti oleme minemas. Ja meil siin nii-öelda võimalusi harjutamiseks on väga palju, et endal tegelikult mingit eelnevat golfivarustust isegi ei pea üldse kaasas olema. Ideaalne. No nii, aga siis vaatame, kust me siis saame need hakkame kuskilt otsast pihta. Toikad või tepid või kuidas need nimetad siis. Okay. Aga õlled käisid asja juurde ikkagi? Õlled käivad ikka asja juurde, Okei, no see on lahe sport. Seda sporti võib juba teha? Seda võib juba mängida, jah. Ainulaada tegelikult üldse kogu Baltikumis, et ta on niisugune hästi nagu moodne. Hästi mõnusalt saab siin nagu aega veeta igat pidi, eks ju. Koolid, kõik asjad, seal on ka niisugune nii-öelda minibaari võimalus, eks ju, et saad jooke võtta külmkapist. Ja siis samuti, mis siin on, eks ju, sa näed ilmselt need ekraane. Nende ekraanidega on siis selline lugu, et siit saad selle tööle panna ja nüüd tegelikult, kui sa lööma hakkad, siis sa saad neid kõiki lööke siit nii-öelda vaadata. Et sa näed täpselt, kui kaugele see pall lendab ja kõiki neid nii-öelda lennuandmeid. Et seda mõõdavadki siis 200 nii-öelda torni, mis seal range'i peal on. Üks on seal paremal pool, üks osakul pool ja seal otsas ongi siis nii-öelda siuksed nii-öelda masinad, mis need kõik asjad ära mõõdavad. Et see on niisugune hästi lahe ja ainulaadne asi ka meil. Aga kust ta teab, et see minu palli mitte Jaakobi oma? See on hästi tark masin. Vaata, tema on tark masin. Et varsti lööte, siis näete, et ta tegelikult võtab neid lööke hästi täpselt. Et see on hästi nagu ära kalibreeritud ja need kõik asjad on nagu siin hästi loogiliselt nähtavad, et saad targalt harjutada. Rohelised pallid. Miks on rohelised pallid on? Ehk siis golfis põhimõtteliselt meil on niimoodi. Need on harjutuspallid. Harjutuspallidega me päris rajale mitte kunagi mängima ei tohi minna. See on sellepärast, et esiteks on väljaku vara, eks ju. Ja kui sa nüüd vaatad siia range'ile, eks ju, sa näed, et need palle on päris palju. Kui igaüks võtaks need pallid läheks mängima, siis esiteks need varsti oleks kõik meie tiikidesse ära uputatud
meil endal ei oleks palle, peaks need kogu aeg juurde tellima. Ja see ongi see nii-öelda põhipõhjus. Ja teine asi on ka tegelikult see, et range'i pallid on natukene teisest materjalist ja natuke teise koostisega kui päris pallid. Aga see siis tähendab, et ta lendab kaugemale või vähem? Natuke vähem tegelikult isegi, et nad on odavamad, eks ju, kui nad võib olla päris mängupallid. Et väljakul tuleb alati kasutada siis enda nii-öelda mängupalle. Et harjutuspallid jah, nad enamasti on kollast värvi just sellepärast, et siis vahet teha, et tavaline golfipall on valge, aga tegelikult see pall võib olla ükskõik mis vikerkaare spektrumi värvist, et sellel mingit piirangut otseselt ei ole. Okei. Nüüd enne kui me lööma hakkame, siis seal on golfikepid. Mis sa nendest või mis sa mulle nüüd, kui täielikule võhikule nüüd räägid nendest? Golfikeppidest või? Jah. Eks siis, kui sa nüüd üldse seda ise kotti seda kõigepealt vaatad, mis sul silma jääb? Võid täitsa vabalt öelda, mis iganes asi. Mis minule kõige rohkem silma jääb? Mis sulle lihtsalt praegu silma jääb? Mulle jääb see silma, et nendel on nii-öelda päägid peal. Jah, ehk siis neil on nagu mütsid otsas, eks? Jah, mütsid. Nendel keppidel, mis sa arvad, on need mütsid üldse peas? Need on mingid eriti tähtsad kepid, ma arvan. Eks näiteks see kepp on meil kõige suurem golfikepp võttis. Kõige kergem, kõige pikem ja sellega me saame ka kõige kaugema lüüa, et selle nimi on driver. Et sa võid ise katsuda, et ta on tegelikult hästi-hästi kerge. Tõesti, jah? Jah, et need kõik materjalid on tegelikult kõik väga-väga kerged. Põhjus, miks see müts seal peas on see, et nagu sa näed, eks ju, siis see laba on niisugune hästi kerge, hästi õrn. Just, et need teised kepid siin siis ei... Ära ei kraabiks. Kuule, sorry. Katki või? 10 eurot ja andis mulle nii. See on tühi see masin. Mine, sa pead jalaga lööma kannaga. Päriselt? Päriselt. Siis tuleb kohe 20 palli. Siis tuleb kohe rõvedalt, jah. Need ongi siin selleks, et need keppi kaitsta. Nüüd need kepid, mida mul kõige rohkem on, neid me siis nimetame raudadeks. Et nimi siis tulebki sellest, eks ju, et need pead keppidel ongi siis tegelikult rauast toodetud. Võtame näiteks 2 keppi. Võtame raud 9 ja raud 4. Mis sa arvad, kumma kepiga ma kaugemale saan lüüa? Sina kui ilmselt E39 fänn ütled, et... Ma eeldaks, et ikkagi 9, jah? Aga tegelikult õige vastus on 4. Et mida väiksem on number? Just, ma võin sulle nüüd loogikaga ära seletada. Ehk siis, kui ma panen need 2 keppi nüüd niimoodi omavahel kõrvuti maha, paremas käes on raud 4, vasakas on raud 9. Tegelikult see pikkuse vahe on päris suur. Ja nüüd, nagu sa ütlesid, see laba nurk, eks ju. 9 on tegelikult seda tõstu nurka kõvasti rohkem. Et mida rohkem on tõstu nurka, seda rohkem läheb pall otsa õhku. See on siis nii-öelda chipsimiseks või midagi. Et põhimõtteliselt lendab vähem, aga läheb kõrgemale. Ja siis see raud 4, ehk siis madalam number, lendab madalamalt, aga selle võrra natuke kaugemale. Kas ma saan sellega aru seda, et sinu löögitehnika on kogu aeg nagu pigem üks lihtsalt raudadega, sa valid selle kauguse, kuhu sa lööda? Et tegelikult swing on kogu aeg täpselt samamoodi, aga lihtsalt siis, kuna kepp läheb pikemaks, läheb kiirus natuke pikemaks. Et mida pikem on kepp, seda rohkem on kiirust ja rohkem kiirust tegelikult annab ka siis rohkem seda pikkust. Et aga alguses need kepid võivad täiesti vabalt lennata sama kaugele ja alguses üleüldse tegelikult ongi lihtsam lüüa nende suurtemate numbritega. Et siuke 9, 8, 7 näiteks. Et sinna 4 juurde kohe lähed, siis ilmselt tõmbab Cartoon Networki ära, et võib täitsa jah, raske olla. Okei, selge. Ehk siis miks putter? Just, ehk siis putter on see kepp, mida me kasutame siis green'i peal. Ehk siis sellega me enam palli õhku saada ei taha. Teiste keppidega meil kõik on eesmärk palli õhku saada. Sellega me tahame seda palli siis lihtsalt mööda maad veeretada. Need putterid võib olla igasuguste kujudega. Mul on hästi klassikaline, niisugune lihtsalt üks tükk. Võivad olla erinevate sarvedega, erinevad ümmargused, ruudulised, mis iganes. Et mis kõigi, kellelegi... Põhimõtteliselt tähelepanu äratamisega, mina olen... Just, et nüüd viimane moeröögatus ongi selline, et toodetakse mingi täiesti X-kujuga putterid ja räägitakse, et mingi maailma kõige paremad ja toodetud, ma ei tea, kooskõlas kellega. See koti, ütleme niisugune mitte kõige odavam, aga niisugune hea kott koos sisuga, mis võiks selle niisugune suurusjärk hinnaklass olla? Ütleme, golfikottide ja keppidega on siis selline seis enam-vähem, et alustuseks mina ise soovitaksin osta võimalusel näiteks mingi kasutatud varustuse. Või siis üleüldse tegelikult meil siin Raes on näiteks selline pakkumine, kui sa teed green card'i ära, siis olenevalt paketist, mis sa endale ostad, sa saad endale kas 2 nädalat tasuta varustuse, kuu aega või siis ka tegelikult pärast seda saab soodsamatel tingimustel seda varustust veel rentida. Kui saad aru, et sulle golf nagu tõesti meeldib, siis peale seda ma soovitaksin näiteks vaadata erinevatesse gruppidesse ja otsida näiteks kasutatud varustust. Et kasutatud varustust tegelikult alguses on väga-väga okei ost. Nüüd kui tõesti tunned, et tahad täiesti sükest uut, eks ju,
niisugust algajate varustust, siis see koos kogu sisuga jääb umbes 400-500 ringi, tahad natukene tummisemat, siis mõistagi hind läheb natukene kallimaks, eks ju. Aga selles mõttes, kui sa nüüd jagada näiteks mitme hooaja peale ära, et ostadki näiteks selle tummisema varustuse kohe, ütleme 1200 €, jagad selle endale 3 hooaja peale ära, mis sa sellega mängid, siis sa tahad umbes 400 € aasta, eks ju. Tegelikult see investeering võib alguses olla küll natukene võib-olla mingil määral ehmatav, eks ju, aga tegelikult ta ei ole midagi nii nagu topterist. Minu meelest ei ole, sest kui ma vaatan oma keskealisi sõpru, kes sõidavad jalgratast, on ju, 50-sed mehed on ju, või 45-selt hakati siis niisugust nõndanimetatud uut tippsporti tegema, siis nende jalgrattad seal on 8, 10, 12 000 €, on ju, tule taevas appi. Ja kui sa lähed suusatama, käid sa ka 3-4 korda aastas seal kuskil mägedes, on ju, selle varustuse osta tegelikult tonni või pooleteise ikka mitte midagi ei saa. Ses mõttes, et ei ole ju, see tundub nagu see just, et tegelikult see ongi nagu selline hästi golfi nagu juurde jäänud nagu halb maine. Et ta on hästi kallis. Jah, tõesti, kui sa lähed mängima mingid kõige kallimaid väljakuid asju, siis ta nagu paratamatult läheb väga kalliks, aga ütleme, seda annab väga mõistuse piires ka samamoodi teha, et välismaal annab näiteks golfireisidel käia väga mõistliku rahaga. Et kõik ongi lihtsalt enda võimalustes kinni. Seda see Soome president seal USA-s käib selle, mis see oli, selle Trumpiga koos on ju. See on nagu mõistlik käia, see ei ole väga kallis sport. Soodsam, jah. Et golfis jah, tehakse ka rajal hästi palju erinevaid ägitehinguid ja asju, et selles mõttes seal see, ütleme, inimesed siin on väga nagu ägedad, ja golfiväljak on, mis on veel suhka omapärane. Eestlased muidu on nagu hästi kinnised, eks ju, aga nüüd ongi, lähed mängima kellegiga, sa pead temaga paratamatult täis golfiring, võtab 4-4,5 tundi, oleneb, eks ju, kes su ees mängib, kuidas sa ise lööd, alguses läheb natuke kauem, sest sa käid rohkem sinka-vonka, lõpuks hakkad rohkem sirgemalt käima, et hästi palju oleneb, aga lõpuks sa oled ikkagi nende mingite inimestega seal koos päris pikalt, eks ju, ja siis sa paratamatult hakkad rääkima, inimesed avavad ennast, eks ju, ja saad teada, kui tegelikult nagu huvitavad inimesed meil igal pool ümber on. Et see inimeste avanemine siin golfiväljakul tegelikult on nagu siuke väga lahe osa nagu. Hakkame siis pihta, hakkame lööma. Hakkame pihta. Siin tuleb soe just stressi, nii, aga kõigepealt, kas sa näitaksid veel ette, et kuidas see kõik täpsemalt välja näeb? Samal ajal, kui ma oma soojendustressi siin ära võtan. Sooja tegema või? Mis golfi spetsiifikat veel puudutab, siis mul on kotis sellised asjad nagu tiid. Ehk siis tii, see on praegu plastikust, tavaliselt nad on näiteks puidust. On selline tikk, mis ma panen maa sisse, panen selle palli siia peale, nüüd mul on seda lihtsam lüüa. Nüüd seda me võime siis kasutada ainult esimeseks löögiks, et pärast kui me lähme, siis sa näed, millised need avalöögialad on ka. Ja seda me enamasti kasutame selle kõige suurema kepi, ehk siis driveriga. Et vaata, kuna see laba oli hästi suur, siis saad maast sellega pihta saada põhimõtteliselt nagu võimatu. Ja siis mul on alati ka natukene varuga golfipalle kaasas, eks ju. Et neid alguses tasub pigem kaasas kanda rohkem kui vähem. Et üks kaob ära, siis paned sinna augu lähedale rohkem. No siit on korras. Et jah, näiteks vette lüüa, sest nad ulpima ei jää, upuvad ära, et siis sa pead enamasti uue võtma. Aga mis siis saab üldse, kui sa lööd sinna vette? Eks vette lüüa sa saad karistada. Eks Maksu- ja Tolliamet sulle trahvi ei saada mõistagi, eks ju, aga löökide puhul siis. Et meie eesmärk on võimalikult vähe lööke teha. Vette lüüa, siis saad trahvi löögi, ehk siis näiteks esimesed vette, enam ei löö teist, vaid juba lööd kolmandat. Aga asukoht, kus kohast sa lööd? Ehk siis seda me saame ka pärast sulle näidata, aga põhiidee on see, et see, kus ta vette sisenes, sealt siis enam-vähem juures kukutad selle palli põlve kõrguselt maha. Et see tegelikult vahet ei ole, kus ta vee sise lõpetab. Tähtis on see, kus ta siseneb sinna mõjualasse. Okei, aga hakkame proovima. Seletan sulle siis ära üldse, kuidas me sellest kepist kõigepealt kinni natukene hoiame. Ehk siis pärast lööma hakkad, siis proovime võimalikult palju siit nagu eespoolt, vasakult poolt lüüa, eks ju. Liiga siia taha lähed, siis võid sellele ekraanile pihta saada. Seda on siin natukene juhtunud, osad ekraanid on katki. Aga nüüd, kuidas me üldse kepist kinni hoiame? Ehk siis võta enda vasak käsi, vajata enda ette niimoodi, kepi võid täitsa niimoodi siia ette lihtsalt maha panna, parem käega natuke hoida. Ja nüüd selle vasaku käe, siin kujutad ette, et on niisugune joon, eks ju tõmmates. Selle joone paned täpselt siia kepi taha ja vasak käsi läheb meil siis ülespoole. Ja nüüd lihtsalt sulged selle käe niimoodi siia sisse, et see põhial vaatab otsa alla. Voh, väga hästi. Võtad parema käe, võtad sellisesse nagu krabamisasendisse. Ja nüüd justkui kujutad ette, et katad sellega selle vasaku käe põidle ära niimoodi. Voh, aga vaata, käsi läheb allapoole. Voh, niimoodi, väga hästi. See on väga hea. Naturaalne talent siin enamasti hakatakse võtma niimoodi hokigrippi kuskilt alt poolt.
pannakse kuskile külje peale, väga hea. ja nüüd asendi mõttes siis seisad ta on harjunud tegema neid komplimente tegelikult. Oi, nii naturaalne, ma kohe teadsin, et te olete nii tubli. Täielik talent. Ma ei julge rohkem liigutada, et äkki mul läheb kohe ostan selle aastase selle loa ära. Mis see kõige kallim golfisett teil oli? Kas midagi kallimat ei ole? Nii. Nüüd asendi mõttes siis seisad enam-vähem õlgade laiused. Nüüd lähed põljast natuke niimoodi alla poole, et sa oled sükses vetrus asendis. Nüüd lükkad justkui puusa taha poole, ülesse poole. Ja nüüd kallutad ennast ise ka natuke ette poole. Ja vaata, ja natuke veel. Ja siit selga on niimoodi, vaata, sirge. Väga hea. Ja nüüd kaugus pallis pärast on niimoodi, et sa ei pea siia pallini kuidagi niimoodi ulatuma. Sa ei ole niimoodi kuidagi kogaras, vaid niimoodi, et sul käed ripuvad siit otsa niimoodi alla. Ja siit siis proovid teha sükse suure nagu kaare diagonaalis ümber enda kogu keha. Kõige tähtsam asi siin, hoiad silmad kogu aeg palli peal. Eks et silmadega kaasa ei hakka vaatama. Ja teine asi, mida sa võid jälgida, et sa proovid randmeid, mitte nagu hästi palju mida tehakse, lüüakse läbi kuidagi niimoodi. Ainult randmetest, aga tegelikult me tahame kasutada kogu keha. Tervet keha. Just. See oli sealt, jah? Niimoodi, jah. Just. Nii. Siit lükkad natuke taha poole. Väga hea. Nüüd ma annan sulle palli ka. Lähen sinna poole, vasakule poole. Natuke sinna poole ka, jah. Nagu krabi. Nüüd hoia keppist kinni. Teeme esimese liigutusena koos läbi. Kinni. Täpselt. Ja nüüd siit lased kepil alla kukkuda ja lüüa. Okei. Oi, kui kaugele. Mis see näitas? See läks kinni. Okei. Asendi võtt, 50 eurot. Vaata. Ja nüüd siit kukutad just kepi alla. Ma võib-olla proovin nagu liiga jõudu panna taha või? Kõige tähtsam, kõige suurem viga, mis golfis tavaliselt alustades tehakse, ongi see. Proovitakse liiga kõvasti lüüa. Okei. Ja lase endaga proovi. Ma olen nii tugev mees lihtsalt, mul ongi see viga, jah. Tartu linnapea ikkagi peab tugev olema. No ikka. Kõige tähtsam ongi see, et sa kuskilt ei pigista liiga kõvasti ja see gripp samamoodi. Võimalikult lõba. Hästi. Juba greenil ju. See äkki oli kogemata nagu. Et kas ma nagu päriselt sain aru, mida ma tegin või see oli ikkagi kogemata. Nii. Kas selle palli asend või nagu kas pall on ka lihtsalt kahe jala täpselt keskel vahel? See natukene hakkab muutuma, aga sellele ärme praegu mõtle, muidu läheb liiga keeruliseks. Väga hea. Paned ühe veel või? No pane veel. Okei, suure poisiga ära proovida. Väga hea. Enam-vähem võlgade laiused proovida. Noh, nii on. Astu pool sammu kaugele, sealt lased kepilist alla kukkuda. Väga hea. Noh. Miks sa siia hakkasid vaatama kohe? Mis sa nüüd kujutasid ette, et sa näed siin? Mõtlesin, et see kohe lendab ju. Tahaks ju kohe teha, Aga ikka ta ei saa korralikult pihta. Kuule, seekord ta võttis ära vähemalt. Seekord võttis ära, jah. Natuke löödi. Saan aru, kui siin mehed ütlevad, et on 100 palli ära löönud, jumal igine oli. Ma olen 2 palli ära löönud, ma olen väsinud juba pea. Kõik vaataks. No see oli juba parem. See oli juba tipp-topp. Noh, ega see ikkagi. Aga see oli kõik teine. Okei, nii, see oli 8. Mis järgmisena? Edasi? Tahad proovida seda? Mina prooviks hea meelega ikka mingit... See suuremad on sul. Ehk siis driver, mis sellega natukene muutub. Seisad natuke laiemalt, kuna kepp on pikem, seisad kaugemale. Ja nüüd kepist kinni ja proovid. Aga käteasend on sama? Just, käteasend on enam-vähem sarnane, natukene võid tunda justkui, et on rohkem neutraalselt. Ja nüüd teed siukse asja, et proovid selle parema õla lükata natuke alla poole. Ehk siis kuidas sa teed, slaidid ennast siia alla poole natukene. Ja nüüd võtate siit asendit, vasak kõlg justkui tundub on natukene kõrgem kui parem. See on siis sellepärast, et driveriga me läheme seda palli lüüa rohkem alt ülesse. Enne kui me rauaga lõime, me tulime rohkem nagu teravalt peale. Kui me siin seda sama asja teeks, siis pall lihtsalt ei lenda, kuna seda nurka on juba nii palju vähem kepil. Ma arvan, et tegutsemine räägib rohkem kui 1000 sõna, nii et... Nii, siis vajutad läbi. Siit vajutan. Nii. Natuke maha, jah, ja siis ta nagu põrkas üles. Eesmärk peab alati olema. Hästi kaugelt, nii. Sellega katsin. Siis pidi olema, ei, kumma? Ei, teistpidi. Jah, kuidagi niipidi, jah. Jah, kuidagi midagi sellist. Ma ei teadnudki, et see nii zesti ei ole.
Assa, kuule, ma ei tea, kus see läks, aga... See oli väga hea. Tuua sealt ära või? Jaa, too ära. Mingi numbri näed. Vaata sinna ekraani ka, on ju. Et mingi number tuli ära. Kuda meil siin on? Ma nüüd sellega löökski. Ma sellega nüüd lööks kõik löögid. See on hea, kui teil selge on. Jack Daniel, see on mingist kuradi Saaremaal käigi. Ei, see on siis, kui sa lööd pöördi. Ehk siis, kui sa kolmesel rajal lööd 2 löögiga sisse, kui see 3 lööki on mõeldud selle lava peal, raja peal, lööd 2-ga sisse, siis sa pead konjakit pakkuma või teistele või siis, et tuleks veel pärast. Me seda saime aru, et seda kohe see, mis see oli see kohe... Mulle eile läks 1800 kalorit siin. Ma mõtlesin, et 1800 eurot läks, et... Seda ka. Nii odavalt me nüüd küll siin läbi ja... Päris! Ütleme nii, et arvasin, et golfiga on nii, et mõnus, et käida kaloreid ja maha ja ilgelt sportlikke värk. Seda on kõik väga tore teha, aga siis autoga on seda teha veel mõnusam. Tšau! Tuge eest ära! Golf on puhas õnnemäng, siin ei ole tehnika ega millegi. Ja selle peale siis Unibet Arena reklaam on ju. Ja Unibet on ju. Puhas õnnemäng. Ja viskad jälle põõsesse nagu tavaliselt. Mis nii viga läheb? See on siuke reegel, et kui siin on siuke reegel, et kui siia tuled, siis mitte mingil juhul ei tohi seda vajutada. Ma olingi hästi kannatlik. Tervele paarile välja tegema. Ei ole. Kule aga, davai. Tšau. Golfimängija veel valmis, ma ei oska öelda, aga üldine emotsioon on küll väga positiivne. Ma ütlen ausalt, ma ei tea, mida ma ootasin, aga ma nagu ei ootanud seda. Vaibi või? Ei ootanud seda vaibi, et see on nagu natukene ikkagi siukest rikka inimese hõngu on siin natukene siuke. Ja samas... On kuhu pürgida. Ja samas, nagu rääkisime ennem, et tegelikult ei olegi see nagu nii üüratult kallis. Kulumestis küll, jah. Kui sa võtad ükskõik mis spordiala ja padelit täna mängimas on ju, ajad on piiratud, iga padelimäng maksab mingit päris nagu arvestatavat numbrit on ju. No selles mõttes, et sa käid ilmselt padelit rohkem mängimas kui golfi, aga see mingi 4-5 korda suve jooksul käia või 6 korda suve jooksul käia golfi mängimas ei ole nüüd see tuumateaduse too issand, et nüüd mul 1000 eurosid peab maksma. Üle nädala, ehk siis 2 nädala jooksul korra käia oleks nagu täiesti normaalne. Ei, mulle nagu ka, et mulle tundus alguses, et see morgliiniline. Jah, ma ise kartsin sama. Ei tohi midagi teha, vaata. Ja, et vastupidi, et halloo, et see soovitati õlut juua isegi on ju ja soovitati ikkagi kangemad. Ma ei propageeri nüüd mingit napsu siin nagu otseselt. Laua viina või? Tegelikult on ju lahe, kui sa saad tulla kuskile lõõgastama ja sa ei peagi minema kellegi juurde sauna iga kord, et tõmbame nüüd vee ninast välja või seal midagi. Et võid ju tulla golfi ka mängima ja võid siin ka lõbusaks teha ennast. Vaatad kainaka, kes ära viib ja pallile pihta saamine muidugi on ka omaette teema. Et alguses on see õhin on ju ja siis sa paar korda saad 100 meetrit ära. Vaatasin siin härrad ikkagi üritasid mingi hopsti 170 meetrit ja saidki mingisuguse, ma ei tea, mis see rada oli, kus me käisime, see rada number 13. 12, no okei. Seal pani 4 löögiga pani sinna. Palju sa käid on seda ka? Alles hakkasid. Põhimõtteliselt kevadel hakkas hästi käima.
no selles suhtes esimene hooaeg on tal siis nii. No, aga nad vist käivad päris ikkagi nädala sees ikka mitu korda. No neil on ikka praegust vaata on see nooruse aeg või kuidas öeldakse. Näed kogu aeg, kuidas arened. Siis mingisugune hetk sa saad selle platoo kätte ja siis see hakkab nagu, sa ei näe enam igapäevaselt, kui suurelt sa arened. Muidugi praegu on minu puhul sellest väga vara rääkida, et ma olen vist mingi 6 lööki teinud, millest ma 4 olen pihta saanud. Või 3. Selles mõttes areng. Et elame päeva korraga, aga hetkel siuke esmane emotsioon on küll väga positiivne. Ja koht ka väga ilus siuke chill, mõnus. Muidugi, kui sa loed seda reeglistikku, mis pidi olema nii paks on ju. Et siis seal on kirjas, et millise viigipüksiga või millise tossuga või vabandust, millise jalanõuga siia tohib nagu tulla. Niisugune hobi on ju, et see niikuinii kulutab raha lihtsalt. Küsimus ongi selles, et kui palju hobisid sa oled võimeline üleval pidama. Ja valikute küsimus. Ja ega see ei tähenda, et see peab sul tohutu hobi olema, et sa oled 6 korda aastas käid golfi mängima. No seda, kui sa enda varustust ei osta, siis ei ole ju vahet selles suhtes. Tuled siia rendid, ega need rendihinnad olid ka siin midagi, me vaatasime enne, ma vaatan, kas ma leian kohe üles. Green Fee ja muud teenused, üritused, mingid paketid on siin. 95 €, nii stardipakett. Stardipakett sobib inimesele, kes tahab proovida golfi ilma pikaajalise kohustuseta. Ja nüüd, mida see sisaldab? Koolitust, 1 nädal golfitreeninguid Golfiakadeemias, 2 nädalat mänguõigust Akadeemia väljakul koos tasuta varustuse rendiga. 99 kulli lihtsalt. 95. Ma ei tea, kas sa ei saa... Siis on mingi pakett pluss on korda 2, on 195 € siis. Soovib inimesel, kes soovib rohkem harjutada ja mängida, sisaldab koolitust 1 kuu treeninguid, 1 kuu Akadeemia väljaku mänguõigust, 2 korda 9 raja voucherit, rae või VBG ja tasuta varustuse renti 9 kuud. Et nagu kui niimoodi võtta, siis nagu kuu aega 200 kulli. Ja siin on veel neid mingeid pakette. Golfiauto ikkagi peab omal olema. Ja selle saate motohobi.ee. See 18 väljakut läbi kõndida on ikka 4,5 tundi matka, et kui sa sõidad autoga, siis sa lihtsalt teed selle sama asja nagu oluliselt kiiremini ära, et kui sa tahad nagu lööki harjutada, kui sa tahad nagu päriselt selles mõttes keskenduda ainult sellele mängule, on ju, mitte sellele jalutamisest. Jalutamist on siin tõesti ikka väga palju. Ja isegi kui sa sõidad selle masinaga, siis ega sa longid ka seal ikkagi mingil määral. Veidi ikka, aga Jaagup ütles ka, et ikkagi autoga sa sõidad, sa teed selle 18 rada ikkagi ilmselt poole kiiremini ära, kui mitte rohkem kiiremini. Et see on ka see, et kuidas sul aega on, nagu, et sul on aega selle 4,5 tundi seal panna siia või ei ole. Mis see on? Sa pead hästi zesti olema, kui sa seda mängid, seda mängu. Minitraktor või asi, vaata. Number 4 oli. Ei, oota, mis sa teha tahad? Virutada. Virutad sellega? Ta on esimene eesmärk on lüüa siit, ikkagi lepime kokku selle vaiba pealt ära alustuseks. Ma ei mäleta, kas käed pidid sirgelt olema. Ei või? Ma lõin nagu alla, vaata, aga rohkem peale. No nii, Donald Trump, meeldi tutvuda. Ja mina, Tartu linna. Siin ma olen, teieks. Ai, opa! No nii, rahvale. Väga kõrgele läks see. Viimased paar lööki olid juba täitsa nips-naps, ma ütlen. Mina ütlen, et Kris on valmis mängima. Väga hea. Keegi usub minusse. Lähme lammutama. Nüüd lähme lammutama, nüüd lähme siis täpsemalt, mis see siis on nüüd? Akadeemia väljakule lähme. Siis on meil siuke 6 rajaline, natukene lühem, natuke lihtsam. Ja siuke hästi mõnus kõigile alustajatele, et seal on ka vähem seda ajalist nagu survet, et saame sinna ilusti peale minna ja vaatame seda. Okei, lendame. Ehk siis sisuliselt sina saad iga rahva. No nii, aga paneme siis. See siis sama ma arvan, võtta see 8, et see on päris hea.
aba. Väga ilus. Natuke maha läks. Okei. Aga hea, lubab. See oli juba minu meelest paar meetrit kaugemale. Okei, noh, kuule lipul lähemad juba. Hakkab lubama. Siit nüüd võta enda tassi veidi. Kassa. Proovidki lüüa siukse nagu kõrge löögi. Ideaalis tuleb ta umbes sellisena nagu välja, et kuule, see oli väga ilus. Kuule, ma ei tea, et ma kunagi nägin seda filmi. Ei, mis see oli, see Happy Gilmore'i olen näinud, see on kõik, mis ma golfi kohta tean. Ja just hiljuti oli teine osa ka, et ma vaatasin selle teise ka ära. Teine osa oli minu arust palju kehvem. Kindlasti. Natuke palju. Ja teiseks, kui seisame jalgadega ka alati samasse kohta, sest vaata, nagu sa näed, siis need greenid ei ole kunagi täitsa otsed, eks ju, nagu sirged. Et alati on mingid siuksed kalded. Ehk siis, näiteks kui ma siit putaksin, siis ma enne lööki läheksin siia palli taha korra niimoodi. Vaataksin enam-vähem, kui ta kaldub. Praegu ma näen, et ta läheb natuke vasakult paremale, eks ju. Et siis vastavalt sellele ma seisaksin ka natukene ise rohkem vasakule. Praegu. No ma ei tea, siin on ka nagu mingid kalded ja värgid. Sain teada, et seda ei tohi kõvasti lüüa. Ei ole nii ikka. Ära siis kõvasti löö. Asi, mis ma kindlasti selgiks sain, et ma ei julge valesti seda kätte võtta seda. Et no siis teen kogu aeg nagu ühtemoodi. Okei. Kuule, see juba oli midagi. Opa. No selle võid juba ära lõpetada. Võin. Kui ütled, et tahan ära lõpetada, siis on tegelikult sees. Kubus väga hästi. Aga kui ta läheb vastu lippu ja põrkab välja? Ei loe ikka. Kris, et kui sa täna siia tulid, siis sul kindlasti olid mingid eelarvamused golfist. Olid. Võib-olla kõige põhilisem kindlasti, eks, et golf on mingi igav vanainimeste mäng. Kas see sai murtud? Kindlasti sai murtud. Väga hea. Mis sul veel oli? Üks hästi suur kartus oli ka see green card'i osa. Et helistasin mõnda kohta ja seal oli ka siuke, et kas teil green card oli esimene küsimus ja kui ma ütlesin, et ei, siis ei tahetud nagu väga jutulegi enam võtta. Et tegelikult tundub sinuga rääkides, et see asi ei ole üldse nii hull. Green card kindlasti tuleb endale mingi hetk ära teha, eriti kui sa tahad golfi päris väljakule minna, aga kui sa tahad siukest esimest tutvust teha golfiga, tulla lihtsalt meie harjutusaladele, proovida üldse erinevaid lööke natukene, siis tõesti sa saad teha seda ka ilma green cardita, et selline esimene tutvus golfis, selleks sul ei pea olema green card'i. Kui sul tekib tõsisem huvi mängida, siis jah, green card'i see vajadus tegelikult ikkagi lõpuks tekib ja see on lihtsalt sinu enda ja teiste hea. Elementaarne, et pead ikkagi oskama ja teada, mida teed. Sest ma ütlen ausalt, et ma nagu pooltest asjadest ei saa aru, aga jube põnev on küll. Väga hea. Siis nagu räägitud sai riided, et ka nende pärast ei pea meeletult põdema. Et sobib lihtsalt sportlik riietus, lihtsalt ei tohi olla kaltsakas. Et endal peab mugav lihtsalt olema. Pead saama ennast normaalselt liigutada, eks ju, et võib-olla viigipükste ja pintsakuga päris ei ole, eks ju, mõtled tulla, et siit igalt poolt on ennast nagu lukku ära, lihtsalt siuksed mõnusad, mugavad riided, niimoodi, et jalanud ka täiesti siledad alla ka ei tasu tulla, sest et nagu sa näed, eks ju, siis see murus, kui ta märg on, võib päris libedaks muutuda, eks ju. Et aga selles mõttes ei pea muretsema, et mingid spetsiaalsed golfijalanusid ja asju peab nii väga esimeseks korraks endale ponnistama. Kuule, aga aitäh. Noh, kuule, aga oli meeldiv, aitäh, et kutsusite. Mulle väga meeldis ja ma võin sulle lubada, et me tuleme veel tagasi. Tulete tagasi? Kindlasti. Väga hea. Nii et kui sulle golf huvi pakkus, siis näeme juba Rae golfis.